Tere õhtust, on 10. mai, TV3 uudised alustavad. Alexela kontserdimaja on täna täis glamuuri. Jagatakse tele- ja filmi auhindu. 15 telekategoorias on TV3-l suisa 16 nominatsiooni. Ringkonnaprokuratuur kogub materjale võimaliku kriminaalasja algatamiseks, uurimaks Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Power tegevust. Eelkõige vaatavad prokuratuuri uurijad, kas keegi on oma tegevusega ettevõttele kahju tekitanud. Uurimisega seotud detailidest ei soovi prokuratuur veel kõneleda. Samuti ei ole veel kellelegi kuriteokahtlustust esitatud. Allan Mukk jätkab. Alexela kontserdimaja on täna täis glamuuri. Jagatakse tele- ja filmi auhindu. 15 telekategoorias on TV3-l suisa 16 nominatsiooni. Eile valis Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu ülikooli uueks rektoriks Tiit Landi, kellele saab olema teiseks ametiajaks see. Landi sõnul on tema fookuseks uuel ametiajal toetada kõrgtehnoloogilist tööstust, mis Eesti majanduse järgmisele arenguastmele tõstaks, ja kaitsetööstust, mille kiire areng näitab nii Eesti kaitsetahet kui ka võimekust käivitada ja kasvatada suuri uusi projekte. Samuti keskendub Tallinna Ülikooli Land teinud ametiajalt tehisaru laiema kasutamise võimaluste uurimisele hariduses ja teaduses. Aastatel 2011 kuni 2020 Tallinna Ülikooli rektoriks olnud Tiit Land alustas Tallinna Tehnikaülikooli rektorina 2020 aastal. Tema teine ametiaeg algab tänavu 1. augustil. Alexela kontserdimaja on täna täis glamuuri. Jagatakse tele- ja filmi auhindu. 15 telekategoorias on TV3-l suisa 16 nominatsiooni. Hongkongi võimud on vahistanud konteinerlaeva New Polar Bear kapteni, keda süüdistatakse Balticconnectori gaasitoru lõhkumiseks, teatab väljane South China Morning Post. 43-aastast Van Vengood süüdistatakse kuritegeliku kahju tekitamises Balticconnectorile ja selle lähedal olnud sidekaablile. Samuti süüdistavad võimud Vanni ohutusreeglite rikkumises, sest ta ei kontrollinud laeva ankruid. 2023. aasta 2. oktoobril kahjustas Hongkongis registreeritud laeva New Polar Bear ankur Balticconnectori gaasitoru. Incident juhtus Soome majandusvööndis ja Soome võimud tõstsid hiljem merepõhja jäänud laeva ankru üles. Järgmine kohtuistung peaks toimuma Hongkongis juuli alguses. Kuidas sa tundsid ennast? See tekst läks, ma ei jõudnud ära, keris hästi kiiresti ülesse. Okei, nad õpivad ka, aga üldiselt mulle meeldis see, et sina oled praegu olnud, me oleme praegu inimestega alles siin suhteliselt alguses ka, aga sa olid esimene, kes natukene kasutas mingit dünaamikat, mingisuguseid näoliigutusi selleks, et anda uudisele mingit täiendavat värvi. Selle esimeses Landi puhul, kui sa rääkisid tema kaitsetahtest ja sellest, siis sul kuidagi silmad liikusid niimoodi, mis oli tegelikult lahe ja dünaamiline vaadata. Aga natukene kiirustad tekstiga ja selle võrra jääb võiks natukene rahulikumalt. Ma üritasin, aga see tekst oli kogu aeg, mul läks see rida nagu seest ära, ma isegi ei näinud enam see teksti. Paar kommentaari selle teksti kohta on ka niimoodi, et kui te ise nagu vuristate, siis sellel kerjal on selline tunne, ma saan aru. Kui sa tahad, et see oleks nagu aeglasem, siis võta ise aeglasemaks. Ja ta ei lähe edasi. Ta läheb siis seisma selle koha peale. Kui sa võtad nagu hingad ja siis see on üks asi. Teine asi, mida ma võib-olla kõigile tahaksin öelda veel, on see, et näiteks klippidelt üleminek, kas või see alguse asi, sa ei jookse ära siis, kui sinu tekst on lõppenud, vaid siis, kui sa juba kuuled, et klipp mängib. Sest see reaktsiooni aeg ja see jääb näha, kui sa lähed tegelikult. Ehk siis mis iganes mul tehniliselt juhtub, klipp ei lähe käima. Sina oled paigal ja vaatad kaamerasse seni, kuni sa kuuled, et klipp on peal juba mängib. Sama kehtib nagu lugudel üleminekul või siin. Ehk siis mitte sinu puhul vist ei olnud, aga eelmise puhul oli niimoodi, et ta lõpetas oma teksti ja ta teadis, et järgmine läheb teise kaamerasse. Ta keeras juba ära, aga mul veel ei käinud. Ehk siis jää rahulikult sinna kaamerasse vaatama, kuni sa kuuled, et klipp läks käima ja sul on tegelikult see 15 sekundit on piisav aeg, et pöörata teise kaamerasse. Sa jõuad rahulikult. Et kõik on praegu natukene võib-olla kiirustavad. Kõik kiirustavad natuke praegu. Kaamera vahetus vist on ainult see, et üks uudis lõpeb ja kohe vaatad, nagu tuleb teine uudis peale, siis vaatad siia. See on 2 korda seda pööramist, aga lihtsalt, et võtke rahulikult ja te jõuate järgmisesse asja ka. Ehk siis ole rahulikult, nagu jää kindlaks endale ja vaata senikaua kaamerasse tuima näoga, nii siis sa kuuled. Mõnikord juhtub ka päriselt uudistes seda, et ei lähegi käima. Ja sa ei saa nagu oma asju hakata tegema selleks, et klipp käima ei lähe, on ju. Et siis sa peadki ootama väga kannatlikult ja mõnikord
eriti otse-eetris tundub, et need 5 sekundit nagu 20, kuni sa vaatad, aga lihtsalt midagi pole teha. Pead olema, jääma kindlaks ja vaatama. Aga et jah, selles mõttes, et ma olen Regintsiga nõus, aga et natukene oli vuristamine on ju ja siis tänu sellele nagu kadus ära ka see uudisest arusaadavus, et natukene lihtsalt kõik laused jooksid üksteise otsa nagu kinni. Aga üldiselt see, et sa seal vahepeal tundsid ennast kuidagi vabalt ja suutsid juba kehaga ja žestidega toetada natukene uudist kaasa, et see oli selles mõttes jälle hea, et seda ma varem täna ei ole näinud. Ma tooks ka veel ühe asja välja, hiljem ma seda kordan ka, aga mida ma 3 inimese puhul kõikide osas kehtib see, et te tegelikult oma selle nii-öelda nagu tooni ees olevale saatele annate selle sama esimese päheõpitud lausega juba siin slaideri ees. Et ärge seda nagu kartke. See on see tegelikult esimene koht, kus te võtate sellel vaatajal juba tutist kinni. Tere õhtust, on laupäev 10. mai ja TV3 uudised alustavad. Rahulikult, veendunult, kindlalt võtate selle. Siin te ei räägi ühestki uudisest, see on lihtne tekst. Selle avateksti mõte on öelda süke tore, soe, mõnus tere televaatajale ja kuidagi kasvatada temas ootusi selles osas, mida uudiste saate oma sisult järgi toob. Et püüdke see avatekst juba, see ei ole selline lihtne tekst, see on selline, nagu te ütlete, tere. Te tahate terega jätta sellise hea mulje kõikidele ju ka tavaelus inimestele, kellega te kohtute. See on see sama. Ja seisad siis nii kaua, kuni see klipp hakkab just, tööle. Kuni klipp hakkab tööle ja kuni klipp hakkab tööle ja siis rahulikult kõnnib. Selle jaoks on nagu piisavalt aega. Nii et